Ameerika Ühendriigid üritavad taas siseneda Liibüa poliitilisse labürinti, kuid nende plaanile avaldatakse vastupanu. Masad Boulos, president Trumpi nõunik Aafrika ja Lähis-Ida küsimustes, saabus Misratasse, et pidada läbirääkimisi poliitiliste ja sõjaliste tegelastega, kes on Washingtoni Liibüa algatuse vastu pärast seda, kui protestijad kogunesid lennujaama ette, nimetades seda kahtlaseks tehinguks. USA väidab, et soovib aidata Liibüa rivaalitsevaid poliitilisi, sõjalisi ja majanduslikke institutsioone ühendada. Kuid Misratas kardetakse, et iga kokkulepe Khalifa Haftari või tema poegadega võib lihtsalt taastuda sõjaväelise valitsemise uue nime all. Et arutada teemat põhjalikumalt, on meiega liitunud Ben Fishman, Playboy ekspert ja Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi vanemteadur. Ben, tore, et oled meiega I24 News Englishis. Siin on meil Boulos. Ja kui ta läks Misratasse, et kuulata USA algatuse vastast arvamusi, kui tõsine on see vastuseis ning kas Washington saab edasi liikuda ilma Misrata toetuseta? Ma arvan, et te nägite õiget reaktsiooni Liibüa rahvalt. See pole ainult Misrata, vaid kogu elanikkond. Ja Neil on kõrini tavatubade kokkulepetest. Nad tahavad valimisi. ÜRO protsess nõuab valimisi. ÜRO protsess tõi kokku 120 liibüalast, jõudes järeldusele, et valimised on vajalikud. Ja mina näen Boulosi kokkulepet kui võimu jagamise lepet, mis möödub valimistest selle asemel, et neid soodustada. Kuidas see seostub eelmise nädala visiidiga Washingtoni, mille tegi Saddam Haftar, Liibüa rahvusarmee asejuhataja ja Khalifa Haftari poeg? Mis sellest visiidist välja tuli? Ma arvan, et nägite Boulosi ja minister Rubio püüdu legitimeerida Haftarit kui vastaspoolt lääne peaministrile Abdel Babaile. Ja ma arvan, et sellele pingutusele vastati Liibüa elanikkonna vastikusega. Nad on ilmselgelt tugevad tegelased oma siseringides. Aga ära unusta, et Dababa ise on pärit Misratast ja ta ei suuda seda elanikkonda kokku tuua, et toetada mingisugust võimu jagamise kokkulepet. Ja Saddam ei ole idas nii domineeriv, nagu inimesed või valitsus arvavad. Nii et ma arvan, et visiit ei õnnestunud saavutada seda kokkulepet, mida nad soovisid. Mida peaks usaldusväärne plaan siis sisaldama, et liibüalased seda legitiimseks peaksid? Liibüa plaan vajab liibüalaste endi omanditunnet ja just seda ÜRO pakubki. Ja seda juhivad liibüalased ning plaanil on ka majanduslik komponent. Plaanil on ka julgeolekukomponent ning valitsemiskomponent, mis sisaldab teed valimisteni. Boulosi plaan jätab kõik selle vahele ja kehtestaks lihtsalt järjekordse ajutise struktuuri, mis võiks osaliste tõttu muutuda püsivaks struktuuriks. Ja minu arvates ei paku see mingit teed legitiimsete valimisteni. Hästi, Ben Fishman, tore oli kuulla sinu seisukohta. Hindame, et liitusid meiega täna I24 News Englishis. Aitäh sulle! Aitäh!